meil on üks kohtunik joone peale ainult. Aga siis Tom peab olema siin ja pärast siis tuleme siia, kas ta jõuab niimoodi. Esiteks on see minu teine olümpiadistants üleüldse elus. Nii et ujumises kindlasti liidrina tahaks tulla, aga ratas on siuke kõige nõrgem tüli ja loodan, et palju ei kaota sellega. Ja lõppu jõudes on juba tore olla. Tänase ühtsude eriliseks see, et ta on ainus karikaetapp Eestis, kus ujumine on meres. Lisaks jagatakse välja Eesti meistrimedalid ning kuigi meil ei ole stardis naiste esinumbrid Kaidi Kivioja, on meil olemas meeste esinumber Aleksander Laatin, kes teeb tõenäoliselt meie selle hooaja ainsa stardi Eestis. Ega ei ole väga palju neid triatlone, kus praktiliselt kesklinnas sadamas on võimalik seda teha, nii et siuke eriline atmosfäär, eriline võistlus ja Eesti meistritiitel on mängus, et ilmselt see ongi siia toon sellise suure hulga rahvast, kes siin praegu kõik seisab ja oma numbrid ootab. Üritaks seal merevees ellu jääda ja siis rattaga võimalik kiiresti sõita ja jooksu peal kõik välja panna. Kui hästi läheb, siis tuleb hea koht. Top 3 oleks ilus. Eks ma pean pingutama ratta peal nii kõvasti kui saab, et Katrin kätte saada. Ujumisest ta ikkagi ujub mul nii palju eest ära. Ja siis ratta peal tuleb vaadata, et kas saab kätte ja kui saab, siis tuleb edasi pingutada seal jookses ka kõvasti. Kõigepealt tahaks nagu vahe siis kohe ujumisel teha ja siis ratta ajal mõõdukalt pingutada, väga ennast sisse ei sõita, kuna vorm ei ole praegu kõige parem ja alustan ettevaatlikult. Minu poolt kõik, kui on küsimusi.
aasta pärast aset Tookis igal juhul Sait tänab kõigehoidjaid ja on täna finišis Aleksander Laatin võitjana olümpiadistantsil ja jälgime siis Sati selja taga praegu hetkel on tükk ja maad ja aga üks suuremaid üllatusi on siin meie silme all sündinud ja Ivo on võtnud triatloni olümpiadistantsi Eesti meistrivõistlustel kirkama medali. Ja tervitame finišist ja pronksmedalist Hans Kormangat, kattis Hansu ka. Hans oli selja taga pidi lukatusele hindama. Tänasel päeval saadaval siin oli tänasel päeval ja tänasel aastal mitmel korral. Aga Mart Tuukivi, põllune meistrikate pronksmedalist tänavu neljandana üle finiši joone. Reegas ka isa fotoreaktiivi eeldus pole kergete võistis olemata. Aga päeval ei ole võimalik aga võtame finišis vastu. Alma Saaku kroonitakse ei tea juba mitmendat korda Eesti meistriks ja seda tänavuses olümpiadistantsi. Jätkame siitkohalt ka Hansuga seda intervjuud. Võistlus kulges kindlasti plaanipäraselt kohe ja stardist ma sain korraliku vahe sisse ja ujumisdistantsi jooksul aina seda kasvatasin, et kohe alguses võtsin tempo kontrolli all ja täiesti dikteerisin nagu võistlust. Et ratta ajal ka esimest ringi ma võtsin natukene tugevamalt, et vaadata, mis konkurendid teevad ja vaatasin, et vahe aina kasvab, et siis distantsi teisel poolel, rattadistantsi teisel poolel hakkasin juba mõtlema rohkem jooksu peale. Ja jooksud võitsin nii nagu tuli, et sellest anna piisaks, et oma titlit kaitsta. Järgmise olümpia kvalifitseerimise osas, eks me hooaja lõpus istume treeneriga Jüri Käiniga kokku ja siis arutleme, kuidas edasi minna, aga ma ei välista, et ma teen veel ühe järgmist tsükli. Üllatuslikult suutsin suhteliselt hea ujumise teha, et kaotasin esimestele just nii-öelda enda konkurentidele siin napilt alla 3 minuti, et võitja Aleksander Laatini vastu ei oleks arvatavasti niikuinii saanud. Veest väljatulek oli suhteliselt pikk ja nii-öelda ratturite keeles siis tõmbas jalakangi, et reiepealsed olid suhteliselt läbi ja esimesed 10 kilomeetrit ratta seljas oli suhteliselt kannatamine. Aga siis sain oma rütmi kätte ja hakkasid vaiksed konkurendid ka selge ees ette tulema. Ja jooksule läksin siis teisena, võtsin taktika, et panen tegelikult niimoodi, nii nagu torust tuleb ja hoian sammu tiheda ning üllatuslikult suutsin päris hea aja joosta, et kiiremini isegi siin kui selja taga nii-öelda ohustavad konkurendid. Tänane võistlus läks tegelikult täitsa hästi, et isegi ujumine läks minu kohta üllatavalt hästi. Katrinile ma kaotasin, ma arvan, umbes 3 minutit, ma täpselt ei tea veel tulemusi. Et see ei ole nii suur kaotus, kui ma kartsin, et võib tulla. Ja selle vahe ma sõitsin ratta peal esimese ringiga kinni. Ja teise ringiga sain juba eest ära Katrinil sõita. Nii et õnneks oli jooksus selline üsna turvaline vahe juba ja sain enam-vähem omas tempos joosta. No ujumine ei läinud päris plaanipäraselt, kuna ausalt öeldes ma tagasi ujudes kadusin natuke vees ära ja lootsin kuskil 3-minutilise vahega välja tulla, aga lõppude lõpuks oli vahe isegi natuke alla 2 minuti. Ratas minu enda jaoks läks ta päris hästi. Arvata oli, et esimese 20 kilomeetri jooksul saab Alma mind kätte ja oligi küsimus, kui palju ta võidab mind teisel 20. Arvasin, et see tuleb üle 5 minuti, aga oligi alla selle.
ja jooks läks mul täitsa hästi, iseendaga olen täiesti rahul, et sain hoida tempot, ei pistnud, ei valutanud mitte midagi. Ja üleüldse kokkuvõttes teine olümpiadistants läks päris hästi, olen iseendaga väga rahul ja uhke. Medalit ei tulnud, et noored on peale kasvanud. Eks ma lohutangi sellega, et igaüks pikemaid ei tee ja siis ei jaksagi teha. Et ma otsin oma realiseerimist pigem pikemalt distantsilt. Teiste tuules, muud ei näe, ei kuule. Lootusetult aeg kaob käest. Juba mitmes õhtu, veel ei tea, mis juhtub. Kui kahtlaselt kõik vaikseks jääb. Nii kesköö eel sind kohtan jälle. Juhuslikult leian su, siis haarad käest ja ütled mulle. Tuleb kustuta, sest tahti täis on öö, see kisub kaasa ja enda sisse neelata võiks meid. Tahti täis on öö, see meid haarab ja meeletusteks annab põhjuseid. Tahti täis on öö. Tuhanded planeedid meiega süsteemis, nii kaugele kui silm vaid näe. Sel unistuste retkel vedame vaid hetkel. Taas märkamatult hommik käes on ilm siis see või unden alles. Vara on veel ärgata, taas haarad käest ja ütled mulle. Tuleb kustuta, sest tahti täis on öö, see kisub kaasa ja enda sisse neelata võiks meid. Tahti täis on öö, see meid haarab ja meeletusteks annab põhjuseid. Tahti täis on öö. Sest tahti täis on öö, see kisub kaasa ja enda sisse neelata võiks meid. Tahti täis on öö, see meid haarab ja meeletusteks annab põhjuseid. Tahti täis on öö. Sest tahti täis on öö. On siis selline triatlonivõistlus, Tallinna triatlonivõistluse kirjadega finišilist, mille saab uhkelt endale rinnale. Numbri on 14, Mart-Leo Ruus, Tartu ujumisklubi esindaja, võidab meil täna selle rahvadistantsi.
ja tullakse suhteliselt ühtlaste mõnekümnemeetriste vahedega, kui numbri 2 Risto Holtmeier, Tartu ujumisklubi esindaja üle finišijoone, nii nagu siis ka Mart-Leo Ruus, Johan Tamm, samuti Tartu ujumisklubi esindaja, et tõesti Tartu ujumisklubi esindajad on siin võtnud 3 esimest kohta, 4. on tulemas nüüd klubi 21 CC esindaja Karl Melner. 10 poissi, nii sedagi on vaid temast rajal kiiremad olnud ja kohe-kohe ületab meil finišijoone Merili Mai ja Kivimets finišeerub. Maria Bondatsuk on teisena Merili Mai Kivimetsa järel neisudest. Ja number 30 Vanessa Viinik. Aga vaata, kes siia kõrvale tuleb, et ta siin seda nüüd minema ei lükka sinu asju. Pane köö kinni, palun, anna ujumisprillid siia. Mingeid mõtteid ei olegi. Mõte on see, et tagasi jõuaksin. Natuke enne kannatust. Teie start on veest, aga teile öeldakse kohe, kus mida tegema peate. Stardina aega 1 minutit. Ole tubli! Ja kõige olulisem, väga mõnuga, on ju? Iga sekund mõnuga.
vaatame, siin tullakse väikeste vahedega ja siis juba 2 poissi on tulemas sealt järgmistena ja numbri all 2 Simo Aksalu võidustab sellel laskudistantsil, aga temast vaid 30 meetri kaugusele jääb täna Tiireim Kõdrus finiši, kelleks on numbri all 27 Ketrin-Marii Lessing, Ketrin-Marii järel numbri all 17 Richard Vihepuu üle finišijoone ja Richardi järel lõpetamas järgmisena meil. Ja meile ütlesime, aga numbrit ei näe, numbri all 34 üle finišijoone täna Rasmus Poise. Numbri all 11 siis vahepeal ka Mihkel Melker-Marras, finišeerus käib. 20. Ja kui nüüd läheb täpselt seda numbrit vahepeal ka numbri all Aleksander Aavik, finišeerus üle finišijoone. 28 oli see tüdrukutest Mari-Mai Ruus tüdrukutest teisena ja nüüd tuleb tüdrukutest kolmandana numbri all 67 üle finišijoone Anette Tede. Pane medal ka väike. See on äge. Gustav ka jõuab